Eesti rahvas on jagunenud kaheks, pooled inimesed lähevad teie etendusest ära, pooltele meeldib, mis toimub? Ma ütleks võib-olla see on natukene julm. Aga ma oleksin selles mõttes Eesti rahva vastu aus ja otsekohene, kuigi see kõlab julmalt. Aga asi on lihtsalt selles, et me võime teha head nägu halva mängu juures ja vastupidi. Tuleb öelda seda, et Eesti jaguneb ka täna ikka veel esimeseks Eestiks ja teiseks Eestiks. Midagi teha ei ole. Esietendus toimus meil Tallinnas, südalinna piirkonnas. Ja kõik teavad väga hästi, et seal pargitakse tasulises parkimisalas. Mis tähendab seda, et lihtsalt kõigil eestlastel ei ole täna võimalik vaadata isegi teatrietendusi lõpuni, sest parkimine on lihtsalt tehtud nii kalliks. Nüüd on see, et inimesed näevad väga palju vaeva, nad ostavad väga kallid piletid roadshow'le, nad tulevad sisuliselt, vaatavad algus ära, lähevad minema, sest parkimisaeg saab otsa. Varsti hakkavad inimesed kinost minema poole pealt ära, varsti nad jätavad oma toidu poole, lähevad restoranist laua tagant minema, sest et süüa ka enam ei lasta lõpuni. 10 aastat tagasi tõesti inimesed olid nädalaid Tallinnas, kes olid väljaspoolt, eks ole, Tallinnad. Sugulast üle sööbid ja aedades telkidega. Igal pool ja mõnulit. Peeter, sina oled Pirita. Peeter elab, kas ma lõpetan? Mina ei seganud vahele, kui ma rääkisin. Peeter elab ise Pirita koset. Kas sa mäletad, kuidas me käisime vanasti ringraja ääres vaatamas peredega? Morsid võilevad kaasas, terved nädalavahetused. Ma olin nüüd nädal aega enne ringraja ääres, kui võistlus üldse algas. Ja pärast jäime veel nädalateks. Ja tegime lõket ja kõik oli hästi. Sellest motokrossi sõpradest sisse tallatud rajale tekkis pärast Pirita jõgi. Ja velodroom. Osa käisid ringi, nad otsisid kusemise kohta ja lõpuks tekkis sinna see velotrekk. Velotrekk, jah. Trekk on saksa keeles kusi. Mis on selle etenduse eesmärk ja ülesanne ühiskondlikus plaanis? Mida see peaks tegema inimestele või inimestega, kes seda vaatamas käivad? Mida see peaks või kas see peaks midagi muutma? Kui me 25 aastat tagasi Linnahalli keldris pimedas ruumis alustasime, siis oli nii, et kõikides Eesti raadiojaamades oli selline stagnantne, paigal seisev, tümitav, aeglane ja publikule mitte mingisugust rõõmu pakkamise igav raadioprogramm. Ja me tegime siis tollel ajal üks kord nädalas saateprogrammi või 2-tunnist saadet, mille lipukirjaks oli vastutustundetus. Täna on see, et ükskõik millist kommertsraadiojaama sa kuuladki ainult seda paska, seda vastutustundetut ila ja üksikud väiksed nupukesed on kusagil, kas Klassikaraadio või Vikerraadio või mõne sellise riikliku jaama kanalitel, mis tähendab seda, kui see räägitakse mõistuslikult, ehk et see on täiesti pea peale pööratud. Ja täna ma tahan öelda seda, et Roadshow 99, olgu öeldud, on žanr, mis on 5 aasta pärast mitte enam snobism, vaid seda teevad absoluutselt kõik. No mainstream. Jah. Teater sinna liigubki, me lihtsalt tõmbasime esimesena nii-öelda splindi ära. No mitte teater, aga... Teater laiemas mõttes, jah. Mida teater laiemas mõttes ühiskonnas peaks tegema? Kõigepealt peaks hakkama ikkagi üks asi, mida teevad tegijad, mis neile meeldib, eks ole, miks nad lavale tuleb. Teine asi on see, iga inimese vaba valik, miks ma teatri lähen. Ma tean mingit eeltööd, ma tean, et need näitlejad mulle meeldivad, ma tean, et see režissöör meeldib, ma tean, et see materjal mulle meeldib, sõltuvalt kuhu ta läheb, eks ole, ja siis ta läheb. Ei saa nii pettuda totaalselt, et see on täielik jama, kui ma midagi tean. Kui mul natukene tekib kahtlus, et mulle ei meeldi mingi autor või esinejad, siis ma ei lähe. Väga lihtne, elada on väga lihtne, kasutage mõistust. Ja mõistus arvatavasti tuleb peapiirkonnast, täpsemalt seest poolt, ajukeemia on see, mis paneb mingi teadvuse tööle. Aga see on veel keerulisem jutt. See, et 3 päeva peale esietendust on meedias möll lahti läinud, kas teil on hea meel, et see liigutab, et see morjendab, et see tekitab veeklaasis vahtu? See on väga, mitte veeklaasis, vaid ongi väga hea, et niimoodi on. Mulle väga meeldib. Vaata, mulle meeldib see, kui inimene on püha viha täis kogu aeg, ja teda ärritab mingisugune etendus või meie kuju, ainuüksi Annes või meie olemasolu, siis ja ta läheb tõesti nii vihaseks, et ma ei ole elus tulnud selle peale, et ma lähen kuhugi kommentaariumisse, kirjutan kommentaare, ma ei ole seda kunagi teinud, mul ei tule pähegi. Aga kui inimene võtab sellise asja ette ja sõimab, järelikult see
viha on tal sügaval sees. Nad võiksid maailma päästa sellega, et nad läheksid näiteks mingisse esimesse Rimisse, ostaksid sprotte ja laseksid need merre tagasi. Noh, teeks ühe hea teo. Ei, ärge seda tehke jumala pärast. Mõtlen, Nad tahavad maailma parandada. Läänemerd, nad lähevad risustavad, Läänemere kõik see õnn läheb sinna, ärge seda tehke. Nad tahavad ju maailma parandada. No tehke maailm paremaks, laske sprotid merre tagasi. Ei, mitte merre, las nad panevad vanni, oma vanni ja lähevad, aga mitte merre, ärge merre. Meri ei ole milleski süüdi, Läänemere on niigi tundlik kogus, et ei ole mõtet, jah. Aga kui parkimisprobleemid kõrvale jätta ja kas on ka mingi võimalus, et inimesed on kuidagi tulnud valede eeldustega hoopis tükile, näiteks pealkirjast valesti juhindutud? Ma arvan, et nad ei ole tüki pealkirja üldse vaadanudki. Mida see pealkiri tähendab? See tähendab, et me näitame, milline on Eesti praegu, millised tüübid siin elavad, millised tohlakaid on palju, kes on mõtlev inimene, mis häbi tema võiks tunda meie rahva ja riigi pärast ja nii edasi, nii edasi. Neid on väga palju neid asju, aga inimene ei vaata ju. Ta vaatab lihtsalt Ojavõrno ja ta tuleb isegi kõik ju lähevad, ma lähen ka. Lihtsalt ma arvan seda, et sa võid ju lõpmatuseni täiesti vale puu all laukuda, nagu meie puhul tihtipeale tehakse. Aga lihtsalt ma tajun ikkagi selles mõttes täiesti selgelt, et meie suhtes on paljudel inimestel hirm, sest nad ei tea, kuhu me välja jõuame. Ja kui mina jõuan Toompeale ja Peeter Kadriorgu või vastupidi, ja see juhtub. Siis nad raisk nutavad meie käes. Siis ei ole mingit komöödiat. Jah, siis on pull läbi. Aga mida te soovitate nüüd nendele, kes veel ei ole piletit ostnud, loevad kommentaariumi, pooled lähevad ära, pooled jäävad, mis teha? Osta pilet või mitte? Kui ma läheksin selle peale välja, et ma hakkaksin juhinduma sellest, mida internetis ja netikommentaatorid kirjutavad, siis ma oleks juba ammu kivi all kuskil Pärnamäel ma pakun välja, sest et paljud ütlevad üldse, et mis on üldse elul mõtet või noh? Ei, kui on inimesel mõistus peas ja ta on eeltöö teinud, siis muidugi tulgu vaatama. Ta saab aru, eeltöö selles mõttes, millest see tükk võiks rääkida, mis on teema, et ta on Eestist, räägib eestlastest, räägib, et seal on mõned ropud sõnad, see on ka kava, ta ei ole isegi seda ei ole ta lugenud. Miks ta ei loe? Tal on kirja pandud Piletilevi leheküljel, et esineb mõned ropud sõnad. Ei, ta võtab lapse kaasa. Kas inimesed on pinnapealsed? Inimesed on kogu aeg pinnapealsed. Inimesed ei vaatagi, tihti lugu, enamus inimesed on pinnapealsed. Inimesed kardavad, et nendega juhtub midagi, sellepärast, et nad on oma hirmudega nii hädas, et nad arvavad, et teised on veel hullemad kui nad ise. Tegelikult tuleks üle saada enda hirmudest, siis ei tundu ka teised nii koledad ja jubedad ja ongi kõik, väga lihtne.